videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me olemegi täna siiski kahe mehega, nii nagu sai ka välja kuulutatud. On täna, no mitte nüüd eriti Nõmme raadio stuudios, aga umbes siinkandis, kuigi teisel pool ookeani Maik Kalamus. Nii et tere tulemast, willkommen, dobro požalovat, tervetuloa ja kõik see tiraad, mis siia juurde käib. Mis siis seal sinu kandis uudist on? Lugesin õudust täis hingega, et lehmad pidid jääma karjakaupa linnugrippi ja... No tervitused siit Ameerikast Washington DC-st, et jah, on nagu imelik ühe lugeda, vaatasin neid Eesti uudiseid ja no ütleme, see on nagu vanasti oli siis Eesti Ekspressi vahel oli siukene nagu lehtgranaat, kus siis oli asi tagurpidi keeratud ja naljaks tehtud, aga Eestis räägitakse täiesti sirge näoga neid asju, et noh, mina ei ole siin näinud neid uudistes, aga Eestis jah räägitakse, et siin üks põnevamaid oli see, et räägiti, et siin kui need lihavõtte pühad olid, et siis kanamune Ameerikamaal ei ole ja vaesed ameeriklased pidid siis kartuleid värvima. No, mina seda munakriisi ei näinud isiklikult ja ükski mu tuttav ka seda ei näinud. Aga näed, ETV nägi seda ja ka Delfi nägi seda, et noh, niivõrd halvad uudised on ja majandus pidi kohe kukkuma. Aga kui mina vaatan aknast välja, siis see asi käib täiesti vastupidiselt. Et need poed, mis olid suletud, tehakse jälle lahti. Jälle restoranid on alustanud siin oma tegevust. Ja noh, nüüd kui see majanduslanguse jutt nüüd on kuidagi ära kadunud, et noh, näha on tegelikult, et siin see majandus on tõusmas. Ja mis siin nüüd huvitavaks asja teeb selle, et nüüd Elon Musk võttis ette siis auditeerimise ja siis koos siis Trumpi meeskonnaga auditeerib no, kõikvõimalikke siis ameteid ja departmente, et mida nad siis viimane 4 aastat teinud on. Et kui me mäletame, et oli koroona, siis mis Joe Biden tegi, oli see, et kõik töötajad, kes siis föderaalasutustes olid, võisid teha kodus tööd. Ja loomulikult nad tegid niimoodi kodus tööd, et nad kolisid siis Washington DC-st ära, mis on kallis koht elamiseks, elavad siis kas West Virginias või Georgias, on ostnud endale ilusa maja sinna ja pole siis tööl käinudki 4 aastat. Ja loomulikult on ju siis, kui 4 aastat pole inimene tööl käinud, ei ole ju siis teda vaja. Ja need inimesed siis, noh, lastigi lahti. Ja mis teine huvitav asi on see, et mis siin nüüd niinimetatud tariifid või tollid eesti keeles. Kui Eestis on tollid sul kõikide asjade peale, siis siin ei olnud tolle. Ütleme just need AliExpressi, Temu, igasugused muud Hiina, niisugused odavad, ma ei oska öelda ilusat sõnaga pasa, asjadele ei olnud siin mitte mingit tolli. Ja just nendele asjadele ongi siis need niinimetatud tariifid tollid mõeldud ja samamoodi ka igasugustele autotootjatele. Kui näiteks USA autosid Euroopas müües pead sa kõvasti tolli maksma, siis kui ennem Euroopast toodud, siis Ameerikasse autodele ei pidanudki maksma. Nii et no näed seda täiesti absurdset olukorda. Ja nüüd, kui siis on tollid peale pantud, noh, arvatavasti läheb keskmiseks umbes seal 25%, see tõstab koheselt jällegi riigi tulu ja ka tõstab kohaliku siis ettevõtluse konkurentsivõimet. Aga mis selle jutu nagu põhiline asi on see, mida jällegi ma arvan, et ei räägita, on see, et siin tahetakse nüüd tänu nende tariifidele teha kuni 200 000 aastas maksuvabaks. Ehk tulumaks kaotatakse ära kõigile, kes teenivad alla 200 000 aastas. Nii et no, eks see tulumaks ongi siukene imelik asi.
et nagu Margus Lepa mulle enne mainis, et see tuli ju üldse Inglismaalt, et võidelda sõda siis 17. sajandil Prantsusmaa vastu. Aga noh, nagu sa näed, igal pool on see nagu vähkkasva ja aina suuremaks ja suuremaks paisunud. Et no alguseks on võib-olla kõik ja tahavad veel midagi teada Ameerika poole pealt. Ja, tõepoolest 1799 selleks, et ajutiselt rahastada Napoleoni vastaseid sõdu, võeti Suurbritanniasse maks. No ühesõnaga tehti lahti Pandora laegas ja sealt ta läks. Euroopa aladel oli, nagu sa teadsid mainida, vist ei, see oli Ameerika maal, oli 1918 mingi sõja tarvis. Nii et sõda on selles plaanis olnud justkui oma rahvaste vastu, et neid surnuks maksustada, aga ei, no kõigega harjub, inimesed on hullemates tingimustes elanud. Aga tuleme nüüd nende õndsate teemade juurde, nagu on valimised. Rumeenias käis mingi segane tingel-tangel, Poolas on segane tingel-tangel, aeg-ajalt viltsatavad kaadrid, et Poolas protestitakse hirmsasti immigratsioonipoliitika vastu, plakatid, värgid. No aga hakkaks peale Rumeeniast, kui sa oled asjadega kursis. Ja Rumeeniaga on selline asi, et NATO riikidel oli eriline huvi, et sinna saaks ette siis liberaal, kuna seal on suurim siis sõjaväebaas, mis üldse terves Euroopas kõige suurem NATO sõjaväebaas ja sealt käib siis juhtimine põhiliselt nüüd Ukraina sõja juhtimine. Ehk ju liberaalid ei taha kuidagi seda sõda ära lõpetada ja neil on vaja siis vastavalt neid droone, neid rakette juhtida kuskilt, et neid ju juhitakse 2 riigist, üks on ju Eesti ja teine Rumeenia. Nii et noh, see on nende jaoks on väga tähtis ja Euroopa Liidu jaoks ka, et neil oli probleem, kuna eelmine presidendikandidaat, kes siis ära annuleeriti, öeldi, et Venemaa agent, noh nagu me kõik oleme. Ja nüüd siis uutel valimistel tuli nüüd niimoodi, et esimese vooru võitis siis konservatiivide esindaja pika edumaaga. Nüüd siis nädal hiljem tuli teine voor ja siis liberaal sai järsku 2,5 korda rohkem hääli kui eelmine kord. Ja noh, nüüd on tulnud teated, et umbes 2 miljonit surnud inimest käis ka seal valimas, et tuleb välja, et see zombi asi on ikka päris nagu reaalne ja zombid käivadki hääletamas ja tuleb välja, et ka Moldovast veeti inimesi sisse, kes hääletaksid ja loomulikult, kes seal taga olid põhiliselt oli meie lemmik George Soros ja siis Euroopa Liit, kes panid sinna meeletud miljonid eurod hakkama. Ja eks ma usun, et suurem osa tuli see kõik maksumaksjate rahas, sest ega nad ju enda raha ei kuluta. Ja konservatiividele siis tehti ära need valimised. Et see meenutab kõik seda, mis toimub Eestis ja nüüd natukene vaadata kaugemalt, siis saabki aru, et kogu see süsteem on nüüd tehtud selliseks, et liberaalid oleks igal pool kogu aeg võimul. Ameerikas läks neil asi kehvasti, et Donald Trump võitis nii suurelt, et need liberaalid lihtsalt jäid alla ja presidendikandidaat Biden oli juba nii halvas seisus, nii dementne, et temast ei olnudki mingi kandidaati ja Kamala oli nii rumal, et ta ei suutnud mitte kellegile positiivset mõju avaldada, ka mitte demokraatidele endale. Ja näha on, et Euroopa Liit on läinud tagurpidi. Ehk Euroopa Liit on otseselt hakanud segama riikide valimisi ja mõjutama neid täpselt selles suunas, kuidas neil vaja on. Et mis selles nüüd seost on Poolaga, on see, et Poolas tulevad nüüd presidendivalimised, ehk oli juba esimene voor ära, seal siis liberaalid olid võidus, teiseks jäi siis konservatiivne esindaja Nawrocki,
aga seal on veel teisi inimesi, nii et see esimene voor ei ole kõige tähtsam. Nüüd on tulemas teine voor. Teine voor on siis 1. juunil ja on näha, et praegusel hetkel üritatakse TV Republikat, mis on kõige suurem konservatiivide telekanal, kinni panna. Meeletud jällegi 100 miljonid on pumbatud sinna igasuguste Euroopa Liidu, Sorose, Saksamaa rahasid, et saaks liberaalvõimule. Miks see asi nii tähtis on see, et eelmine kord, kui olid siis, ütleme, parlamendivalimised, oli ju ka pettusega tegemist. Ehk siis veeti samamoodi inimesi bussidega hääletama ja tehti kõike võimalikku, et konservatiivid ei saaks korralikult hääletada. Mis selles nüüd meile tähtis on see, et mind on siis ametlikult kutsutud neid valimisi vaatlema. Nii et 28 olen ma Poolas Varssavis. 29 ma pean kõne siis Poola ülemkohtus. Räägin just sellest, mis on Eesti valimised, mis juhtus Rumeenias ja mis on siis Poolas nüüd tulemas või mis ohud on. Ja muidugi mul on seal juba ette valmistatud, et tuleb üks üritus, kus siis Poola juristide assotsiatsioon tahab mulle anda medali. Eks sellest me räägime pärast täpsemalt, et endine siseminister ja siis ülemkohtu esindajad siis tahavad selle üle anda. Eks kui see asi on tehtud, siis sellest saab rohkem rääkida, et miks nad seda tegid, on see, et kui me palusime siis Poolale korralikku suursaadikut, siis just Poola esindajaid ma aitasin, et need paberid jõuaks õigesse kohta ja et saaks ka siis vastav korralik konservatiivne suursaadik valitud. Teda ei ole veel muidugi kinnitatud, aga eks see tuleb nüüd järjest, et eks siin ka muude asjadega sai aidatud, et naljaks on see muidugi, et kui Poolas osatakse hinnata seda, mis on tehtud, siis näiteks Eestis on täiesti vastupidine see olukord, et võib-olla pärast räägime ka sellest, mis nüüd Eestis need kohalikud omavalitsuste valimised tulevad ja kuhu ma siis saatsin palvekirja, et USA saadaks oma esindajad vaatlema. Eesti poole pealt pole muidugi ühtegi vastustult, et teeks koostööd, sest et see asi ei ole niisama lihtne ja odav. Advokaadid praegu küll panevad pabereid kokku, et täpselt kuidas see vaatlemine hakkab välja nägema. Aga sellest räägime siis, kui asjad on täpsemaks läinud. Ja, meil on õhus igasuguseid kummalisi asju ja kui nüüd võtta lausa nii-öelda lihtsureliku tavainimese reakodaniku seisukohas, siis ma olen ju ise ka küsinud tegelase käes, kes nimetab ennast konservatiiviks, et milles see väljendub, mis on konservatiivsus. Ta ei osanud vastata, ta ütles, et ma pean seda veel uurima, ma täpselt ei tea. No muidugi see ei olnud nii kohe otse vastus, vaid sai seal ikka vaimses plaanis natuke käsa väänatud või kuidas seda klassikud ütlevad. Me võime öelda, et näed, mina olen liberaal, mina olen konservatiiv, mina olen sotsialist, aga mis sul tõestuseks peale selle, et sa loed enda kuuluvaks mõnda kampa, mis sul selle tõestuseks öelda on? See on mõneti seotud ka küsimusega, mille ma esitasin kunagi vaimulike seltskonnas, et kas usk on rohkem tegevus või rohkem seisund. Ja siis hakati mulle rääkima, et see on ikka kohe mõlemad ja niimoodi ja naamoodi nagu siilid paarituvad, eks ole. Keegi kurat ei saa aru, aga vähemalt midagi on vastatud ja küllap seal sees oli ka midagi õiget. See ongi kahtlane, et meil on kampasid palju, aga näiteks kui keegi peaks näitama minu peale näpuga, kas ta saaks öelda, et
kas ma olen konservatiiv, liberaal, ekreist, kesik, reformikas, mida ta saaks öelda mu maailmavaate kohta? See, no, proovi siit edasi minna. No mina nimetaks seda, võib-olla see ei ole õige eestikeelne sõna, aga kui otsetõlkes võtta inglise keeles, siis see on nagu terve mõistusega inimene. Ehk loogiliselt mõtlev inimene. Tähendab päris inimene, see homo, mitte homo sapiens või sapiens, vaid ikka päris inimene või? Et no niimoodi mina näen maailma, sellepärast, et ma ei pane ennast täielikult konservatiivide nimekirjad, sest et noh, ma saan ka aru natukene nende liberaalide poole pealt, aga noh, see ongi niimoodi tehtud, et see on nagu polariseeritud. Et liberaalid on need, kes tahavad sulle siis neid Prantsusi koju vedada, kes tahavad seda, et rahvast ei sünniks, kes tahavad seda, et nüüd immigrandid võtaksid võimu nendes maades, noh, just näeme Euroopas, mis asi on, kuidas see asi on. Ja ütleme, konservatiivid on jällegi teistpidiselt, et ütlevad, et ei, mitte ühtegi aborti, ei, kõik peab olema nii, nagu oli, noh, ennemisti me ei muuda midagi eriliselt, aga noh, selles vaates ei ole ka tegelikult Donald Trump konservatiiv, vaid on, ütleme, niisugune pool konservatiiv, pool liberaal. Ja üldse, kui rääkida poliitikutest, no me oleme sellest ennem ka rääkinud saadetes, et noh, need poliitikud, kes panevad endale märgi külge, et nad on konservatiivid või... Nad nimetavad ennast ise niimoodi, aga kas keegi teine ka? Teised ütlevad, et tema ütleb, et ta on konservatiiv, mina usun seda, mis ta ütleb. Aga vaatame ta tegusid. No, kui sa vaatad neid tegusid, siis üldse, no võtame neid nüüd, no neid parlamendivalimisi ja kõike seda, mis nüüd peale siis seda juhtunud on. Tegelikkuses on ainult niimoodi, et nad panevad omale selle mütsi pähe, mis ütleb, et nad konservatiivid on, siis nad lähevad, räägivad seda sama juttu, mida nad 100 korda rääkinud on. Ja siis, kui see nüüd kõne läbi on, siis võetakse müts peast ära ja tegeletakse hoopis teiste asjadega. Kes seal jahivad naisi, kes teevad seal kokate või mis iganes. No ma ei näe, et see peaks olema siis selline, kes, ütleme, oleks su lastele eeskujuks. Aga no see jutt, see näitemäng, see absoluutselt, kui ma vaatan neid tegevpoliitikud, kes raha saavad poliitika eest, no nutt tuleb peale, sest et ega neil keegi, neil ei ole mitte mingisuguseid oma ideid, oma siis, ütleme, oma mõtteid sellest, millest nad kinni hoiaksid. Vaid ikka käib selle järgi, et mida partei boss ütleb, nõnda tuleb rääkida, keda tuleb täpselt vihata, aga samas tegudeni ei jõua ju mitte keegi. Kui vaatame siin nüüd viimane 20 aasta arenguid, siis noh, kõik on vähikäiku käinud ja noh, nagu me räägime, see on klannimajandus, mis Eestis toimub, need on kõik omavahel ära jagatud. Tehakse täielikud teatrid, ütleme selle ETV-d, Delfid teevad täieliku ajupesu, loomulikult nad saavad seda ju raha. Noh, muidu nad oleks pankrotis. Sa ju ise näed, kui raske on meediat teha Eestis ja veel niimoodi teha, et sellest mingist raha tuleb. Aga kui sul on ikkagi valitsus annab ikkagi miljonitkese, siis sellega tuleb ka just täpselt seda juttu rääkida, mida antakse. Et nii see kahjuks on. No niimoodi ta kahjuks on jah, et kujutame endale ette hetkeks, et Eestis on 2 parteid. No, et 2 poolust niimoodi ühendavad ära, üks ikka nii palju ja teine naa palju erinevate nimetustega sõlmivad koostöölepinguid ja hea tahte protokolle ja siis juhtub nii, et nad on valitsuses 50-50. Ja selle 50-50-ga ehk võrdse osakaaluga juhtub nii, et nad sõlmivad koalitsioonileppe oma vahel ja ongi põrses kõik. Nii täpselt ongi, nii see poliitika täpselt ongi, et noh, ma ei hakka EKRE-t meelde tuletama, aga neil oli võimalus e-valimist ära lõpetada. Nad
meelega sokerdasid nii kaua, kuni see võimulus käest ära läks. Et on teada ju, et liikmed lausa saatsid palvekirjad, et see asi ära tehtaks, aga noh, miskit ei juhtunud ja kui keegi seda üritab meelde tuletada, öeldakse, et see on ikkagi Kremli jutupunktid ja muud. Et teine asi, mis tahtsin öelda, on see, et kui sa vaatad neid niinimetatud endisi kommuniste, siis tegelikses neid endisi kommuniste ei ole olemas, sest et kommunist on alati kommunist elu lõpuni. Ja noh, nemad ongi need, kes tegelikult on Eesti ära jaganud oma vahel, kes teevad seda teatrit, need, kes on siis parempoolne, vasakpoolne, tsentrist, mis iganes. Tegelikult on kõik üks ja sama punt ja lihtsalt on ära jaotatud ja kui arvatakse, et kui nüüd valid selle partei ja siis kui nad võimule pääsevad, siis miskit muutub. No, selge on see, et muutub ainult nende jutt ja siis saab pärast jälle öelda, et miskit teha ei saanud. No, nad ei tahagi keegi mitte miskit teha. Ja võib-olla ongi see Euroopa Liidu poolt peale pantud juba Eestile, nagu Eesti on tavaks saanud, on selliste uute nippide niisugune kasvulava. Eks nad tahtsid võib-olla kohe näha, kuidas see asi käib, kuidas me saaksime nii teha, et ainult liberaalid ongi võimul. Ja ütleme, terve mõistus ei jõua kuidagi sinna poole. Kui ma vaatan, mis Eestis majanduses toimub, noh, ma ei saa aru, mismoodi on võimalik, et see riik veel püsti on. Ja kui vaata neid makse, siis ainuke võimalus on kasutada sularaha ja osta sõbra käest ilma maksudeta, sest et no, see ei ole võimalik lihtsalt ära elada, kui sul maksud on nii kõrged. No, ja rahvas muidugi kannatab, aga jällegi need, kes kannatavad, ei julge midagi rääkida miskipärast. Nii ta on. Inimeste argus on ületanud igasuguse piiri, aga vaata need endised kommunistid või minu meelest siin on tegemist võimutruudusega ja kommunismid, fašismid, kõik need muud ismid, need on lihtsalt masside hullutamise vahend, peab olema üks ja ainuke konkreetne vaenlane, nii nagu kirjutas ka Adolf Hitler oma Mein Kampfis. Kui vaenlasi on 2, siis tekib sinu oma parteis lõhenemine. Üks kamp on ühe vaenlase vastu, teine on teise vaenlase vastu. Sellepärast üks vaenlane. Aga meil siin läks asi lappama, sest koroona oli vaenlane ja Kreml oli vaenlane ja ma ei tea, mis asjad veel olid vaenlased ja ongi segadust kui palju. Ja siin me jõuame nüüd põhivaenlase juurde. See on, tahad või ei taha, aga meie haridussüsteem, kus toimub tegelikult peegelduses täpselt see sama, mis toimub ükskõik kus mujal meie riigis. See on siukene fraktaalsuse põhimõte, et detail kirjeldab üldjoontes tervikut ja tervik määrab ära selle detaili kuju ja omadused ja kõik. Õpetajad räägivad ka, kuidas ikka lapsi paremini õpetada, kuidas neid innustada, kuidas neile anda kodutöid, kuidas mitte anda, aga mitte keegi ei taha küsida, miks me seda teeme. Miks me õpetame selle konkreetse Jeekimi väga heaks traktoristiks, kui traktorit hakkab juhtima tegelikult tehisaru? Kas selleks, et ta lihtsalt õpiks tagumikuga tooli kulutama või milleks? Meie riigil, ja ma kardan, et meie riik ei ole selle koha peale erand, ei ole eesmärki. Meil ei ole suuremat sihti, kui Ukraina peab võitma sõja. No kurat võtku, selle nimel peavad naised sünnitama, mehed rohkem teenima ja annetama Ukrainale ja minister ütleb, et me loome omale sõjatööstuse. Aga see kõik on ju vuhvel, see kõik on ju dekoratsioon. Ja, üks asi, mida nagu võid tähelepanu, ma töötasin ka muidugi siin ühes koolis aasta aega ja no mulle tekkis see väga tunne selline, et kas see koolisüsteem ei ole kopeeritud mitte vanglate pealt, et eriti kui Ameerikas, kui sa vaatad, koolibussid
on muidugi kollast värvi. Aga kui vaadata siis vanglat, siis vanglabussid on täpselt samad bussid, ainult halli värvi. Kui vaadata nüüd neid, ütleme, toitluskohtasid, mis koolis siis süüa saad, siis see näeb välja täpselt samasugune nagu vanglas. Et sulle antakse siukese pehme taldriku moodi asjaga, antakse sulle süüa, sulle antakse siis spork, mis on üks lusika ja kahvli vahepealne niuke plastmass asi. Muidugi niukest korralikku nuga ja kahvlit keegi ei anna, see pidi liiga ohtlik olema. See on koolis ja samamoodi on ka siis vanglas. Niimoodi, et ja lihtsalt päev otsa siis nad on nagu lasteaias, et neid hoitakse kinni. Kui psühholoogias öeldakse, et inimene on võimeline õppima maksimum 2 tundi päevas, siis miks meil on 6-8 tundi on kooliõpet, sest on selge, et sa ei suuda seda informatsiooni endale sisse võtta. Ja, aga sellega tekitatakse sulle terve hulk vajalikke reflekse. Nii nagu Nõukogude filmides kunagi oli kenasti sakslane muudkui kamandas ja teised muudkui tegutsesid, et nieder auf ja nii edasi. Refleksid luuakse, aga siin hirmsasti tegelikult torkas hinge. Keegi kirjutas või kopeeris Facebooki ühe õpetaja seisukoha, kuidas peab õpetama mõtlemist ja loovust. Ja ma mõtlesin õudusega, et selle loovuse õpetamise protsessi kontrollimiseks tuleb ju palgata kari inimesi, kes juba gümnaasiumi lõpuklassis võivad saada tiitli loovuse ekspert ja hakata kurat teab mida tegema. Siis veel muidugi see, millest rääkis Andres Raid, et lihtsustatud eesti keel nendele, kellel ei ole kodune keel eesti keel. See tähendab, et igasugune osasaamine kirjandusest langeb ära, sest kirjanduses on keerulised laused ja kõik see mitte ei meenuta, vaid see näitab aktiivset suundumust 1984 kirjeldatud. See on üks teos. See on Meediapangas ka olemas. Viimane osa, ütlesin juba eile, kuulake seda. Raigo Sõlg loeb ette uuskeele sõnavara ja kuidas seda kasutada. Me oleme ju väga täpselt sinna teel, kui me lihtsustame ära oma keele. Ma olen tükk aega mõelnud, miks tohib avalikus ruumis öelda tagumik, aga perse ei tohi, kuigi nad tähistavad sama kohta. Üks pidavat olema ropp. No võta sa nüüd kinni. Ja siit tuleb täpselt sama asi välja. Lihtsustatud keel, lihtsustatud arusaamine, õigemini sa ei saa millestki enam aru. Siis koolis selgeks õpetatud võõrsõnad, mis ei kuulu lihtsustatud keele hulka, aga mis peavad kuuluma sinu reflekse käivitavate stiimulite hulka. No me ei jõua niimoodi mitte kuhugi. Me kaotame võimaluse, et keegi tõepoolest oskab äkki ise mõelda millestki. Ja siia sellest lisan, et samamoodi nüüd siin, kui koroona oli, siis paljud lapsed olid siis kodus ja siis tegid niinimetatud interneti teel oma need kooliasju. Miks ma seda räägin, kui siin kolledžis ma võtsin siis inglise keele kursuse, siis tuli välja, et selle inglise keele kursusel, ütleme, nüüd kursuse lõpuks mina olin kõige rohkem punkte saanud. Ehk minu keel oli kõige parem neist. Teised, mina olin ainuke välismaalane. Ülejäänud on kõik ameeriklased. Ja sa kujutad seda asja ette, põhimõtteliselt nad ei oskagi kirjutada. Nad ei oska inglise keeles kirjutada. Ja veel üks naljaks asi on see, et need tänapäeva noored ei oska käsitsi kirjutada. Nad kirjutavad trükitähtedega.
et niimoodi nagu meie kirjutame, niimoodi ei osatagi, nad ei oska isegi märkmeid teha. Nii et nii kaugele on see asi jõudnud ja eks seal muidugi kooli asjades ole ka üks absurd, et ka koolitatakse neid, kes on niisugused, et lõpuks peale kooli, et sa ei oska muud teha, kui siis minna ja siis nuppu vajutada, et mitte ise liiga palju mõtelda. Sest et ma täpselt Eesti haridussüsteemi ei tea, mis praegu on. Näiteks Ameerikas ega keegi ei õpi koolis seda, mis õigused sul on ja kuidas neid õigusi kaitsta. Isegi kuidas maksud on, kuidas maksud toimivad, kuidas on, ütleme, majalaenude arvutamine, üldse, kuidas on krediidi arvutamine, ütleme, perekonna eelarve arvutamine, niisugused isegi söögi tegemist, mis on igapäevaselt ju vajalik inimesele, seda ei õpetata. Ei õpetata seda, mis on tervislik, mida süüa, kuidas süüa. Ütleme, siin on ära kadunud Ameerikas põhiliselt need, ütleme ka treeningud igasugused, siis ongi nii, et poistel on suured tagumikud taga nagu mammidel ja õlad on kitsad. Ja aga selle eest osa tüdrukuid on nagu elukutselised laadakaklejad. Ja, need võivad ka poisid olla, et tänapäeval enam ei tea, mis asjad nad siin on. Et niimoodi toodetaksegi selliseid inimesi, kes millestki nagu aru ei saa, et loogiliselt ei mõtle. Ja kui ma võtan näiteks tagasi enda kooli aja peale ja mina õppisin kõrgemat matemaatikat ka ülikoolis, siis ma küsin enda käest, et mis kasu mul sellest oli. Tegelikult ei ole mitte mingit, see on maha visatud aeg, mida ma oleks võinud õppida midagi, mis oleks olnud kasulikum minule. See on täiesti mõttetu pahn, mida pähe lükatakse. Kui ma vaatan ka kooli aega, kui palju pahna tegelikult pähe lükati ja ilma aru saamiseta, milleks seda kasutada või kuidas seda kasutada päris elus. Et üldse see koolisüsteem ongi loovad nõrkasid inimesi ja ongi niisugune pool vangla, et vanemate silmade eest ära kuidagi saavad läbi seal. Sul on õigus, 12 aasta peale läks meil see neiupõlve nimega keskharidus, praegune gümnaasiumiharidus, sellepärast et 1 aasta ei lõpetata ja 1 aastakäik töötuid jääb tööturule või kuidas seda nüüd nimetatakse, tulemata. Aga siin, vaata, eks seda asja võib ka omamoodi ära seletada. Kujutame endale ette meediaväljaannet, loeme, Tais uppus mingisugune laev, nii ja nii palju hukkunuid, hukkunute otsimine jätkub. Siis kuskil Brasiilias põles maha terve pärismaalaste küla, keegi surma ei saanud. Ütleme, et Araabia maades oli suurem konflikt, pommid lendasid, inimesi tapeti. Kuskil sai keegi puupiirituse joomisest mürgistuse. Mida see meile annab? See annab meile ainult võimaluse karta kas Taimaa õnnetust või puupiirituse joomist, kurat teab kus, või Brasiilia külapõlengut. Ta süvendab meie ebamäärast hirmutunnet. Aga otseselt vaja meil seda ei ole. Välja arvatud mõned poliitikud, kes ütlevad, et nüüd kehtestame suitsusaunadele kõik sellised reeglid, et peab olema betoonmüür ümber, peab olema 6 tünni vett väljaspool ja nii edasi ja palkame 200 ametnikku seda kõike jama kontrollima. That's all, nagu ütles üks tegelane Bruno Traveni surmalaevas. Või ütles ta that's so, ükskõik, vahet ei ole. Ja vaat see ongi, et me ei saa sellest meediainfost, Brasiiliat, Taimaad, kuskil Araabia maades, me ei saa siit meile olulist tervikpilti. Me saame ainult, et küll see maailm on ikka kole koht. Aga valida ei ole. Ja selle peale ka ei tule, et
aga teeks oma koduriigi mõistusepäraselt korda, mitte ei hakkaks nüüd tegelema mingite kuradi integratsioonide ja ma ei tea, mis asjadega. Muide, väga ilusat lauset sain lugeda, saatis üks neiukene noorukene mulle imestamiseks. Tema lapsukesel koolis vaja kodutööna vastata ära küsimusele, kuidas panustad sina prügi tootmisse? Siiamaani panustamine on nagu ikka midagi positiivset olnud, aga kui sa panustad prügi tootmisse, mis see lapsukene vastama peab? Palehigis, jah? Või kui eestlane või veel kuidagi. Ühesõnaga, lugu ongi selles, et me teame mingisugusest, ma ei tea, kus kandi metsatulekahjust ja puskari mürgitusest ja ma ei tea, tapmisest pulmas. Aga see kõik on nii kaugel, et see ei puutu meisse. Ja kui kohalikud kombed on sellised, siis me peame ju mõistma, miks mõned inimesed just sealt tahavad ära tulla, kas või meile natukeseks ajaks. Ja siit sünnibki üks kuradi jamade jama, aga läheme nüüd maiste asjade juurde. Maik, Donald Trump ja 100 päeva on vist täis või? Jah, 100 päeva on täiesti täis. Et liberaalidele tuli see väga suure nüüd see pauguna ja näha on, et neil on ikkagi silmad on vett täis ja arvan, et ega neil ei ole võimalust teist korda enam võimule saada. Ma mõtlen siis 2028 valimiste ajal, sest nüüd on ju nõutav see, et sa pead ikkagi näitama oma isikutunnistust, mida ennem ei pidanud ja pead terves Ameerikas seda tegema, igas osariigis. Et see võtab ära palju siis sellised võltshääli ehk neid samu latiinosid mehhiklasi, kes üle piiri jooksnud on, et enne nemad said hääletada, nüüd on neil palju raskem seda teha. Ja on ka käidud neid üle, neid andmebaase on kontrollitud, kes on surnud, kes ei ole kodanik. Ja ütleme, neid kohtuasju on siin palju olnud, et see asi saab palju paremaks mindud, et vaatame siin ka, mis see Donald Trump teeb oma siis nende reisidega Lähis-Itta. Ta on palju pingeid maha võtnud seal. Nüüd Süüriaga on lootust, et Süüria jälle tõuseb tuhast, kui tal lastakse seda teha. Aga maavarasi neil on, nii et ma ei näe mingit probleemi, miks nad ei võiks tõusta. Maavarasid neil on ja keegi tahab neid maavarasid endale. Kellelgi teisel on mingeid teisi maavarasid ja keegi tahab neid ka endale. Oled sa proovinud endalt küsida, miks nad seda endale tahavad? Kellele nad loodavad seda kõike müüa? Kas see ei olegi palju kirutud ületootmise ja ületarbimise lahutamatu kaasnähtus või? Ütleme, see on sama, mis koloniaalaegadel oli, et ega miskit muutunud ei ole. Kõik käib ju ressursside peale, et kui sa tahad hästi elada, peab sul palju ressursse olema ja pead sa nad võimalikult odavalt kätte saama. Et sellepärast ongi sul vaja destabiliseerida neid ringkondi, teha kõik võimalikku selleks, et sa saad endale kontrolli nende maavarad üle. Vaatame seda, mis Ukraina leping nüüd USA-ga on see puhtalt see, et nüüd antud rahade eest nad saavad endale siis maavarasid. Raha on ju otsas. Selles mõttes, et lõpuks tõmmatakse Ukrainale ikkagi müts pähe. Et on teada, et nii Poola kui Ungari ja minu meelest ka Rumeenia tahavad saada oma tükikesi tagasi Ukrainast. Et kui rahulepe tuleb, et nemad tahavad ka, neil on nii nimetatud õigusi oma maatükikesi tagasi saada ja nii see Ukraina aina pisemaks ja pisemaks jääbki.
Eks see kõik jääb maavarade peale, ega Eestis teistmoodi ei ole. Kui see oli siis 2017, on juba alla kirjutatud maavarade leping USA-ga Eesti poole pealt. Me ei tea, mis selle sisu on, aga noh, ma võin eeldada ainult, et need samad muldmetallid, need samad väärismetallid, mis Eesti saada on, no, neid on päris palju. Endel Lippmaa vanasti kirjutas sellest pikema loo, kuidas Eesti on rikas pruut tegelikult ja eks nad üritavadki, et kõik käib ikkagi selle järgi, mida neil vaja on. Kui jällegi arvata, et näiteks Ameerika on siis hea onu, kes tuleb Eestit aitama, noh, kõigil on oma hind ja neil on ka oma huvid. Nad on suurriigid, nad on impeeriumid, neil on omad huvid, mis nad tahavad teha. Aga lihtsalt meie peame just vaatamagi seda, et meile hea oleks, et Eestile hea on. Et noh, kui me rääksime sellest samast nüüd televisioonist ja sellest, mis maailmas toimub, siis kõik on ju selle peale tehtud, et see tekitaks sulle stressi. See stress tekitab sinus sellise võitluse, mis on, noh, ütleme näiteks, kui lõvi ajab, siis ütleme hirve taga, siis hirv on paanikas. Aga kui see tagaajamine ära lõpeb, hirv saab minema, siis tema stressitase langeb. Aga just meedias üritatakse seda stressitaset sul hoida võimalikult kõrgena. Ja kogu aeg, et sa kogu aeg oleksid sellises hirmus ja stressis. Ja noh, pole paremat orja, kui on hirmunud ori. Ja noh, selle peale kõik see asi käibki. See on tavaline psühholoogia ja samamoodi ka Eestis hirmutamine, et need, kes julgevad midagi ütelda, et võtame kas või Aivo Petersoni, pannakse vangi ja keegi teine enam ei julge midagi. Ja siis ülejäänud siis näiteks nende koosi juhatuse liikmetega käis kapo rääkimas. No, koos on põhimõtteliselt on varjusurmas, on munad alt ära võetud, keegi enam ei julge midagi ütelda. Ja eks niimoodi käib nende kõigiga, kes ei ole kontrollitud riigi poolt. Et mitu inimest on riik? No riigi definitsioon on üldse selline imelik asi, kui hakkad mõtlema. No neid on mitu. Ja, no ütleme seda, 1000 aastat tagasi Eestis olid eestlased, elasid. Kas meil oli Eesti riik? Ei olnud. Kas midagi ei tegenud? Ei jäänud. Kas meil oli vaja seal makse koguda? Noh, makse ei olnud. Ja siis järsku tekib siis riik. Ja seda riike ma hakata ülal pidama. Et ülal pidada pead sa maksu maksma. Ja aina rohkem ja rohkem. Ja valitsejad, no üldiselt kogu aeg ja igal pool üritavad seda maksuraha endale taskusse toppida. Noh, kus rohkem, kus vähem. No Eestis ma arvan, et suurem osa maksurahast läheb see üldse kõrvale MTÜ-desse ehk omale pestakse endale taskusse raha. Ja nii tekibki küsimus, et miks meil see riik on ja mis see üldse toimub, miks ta üldse nii on. Et sellisel kujul ta ongi äriühing ainult siis ütleme eliidile, et lüpsta neid vaeseid tööinimesi. Umbes nii ta välja paistab, jah. Vanasti oli vaja ehitada kindlus selleks, et kaitsta ennast vaenlase eest. Nii on meile õpetatud ajaloos, aga mul tekib küsimus, et kui mina nüüd võtan kätte ja ehitan endale kindluse, siis ma pean ju kindlalt teadma, et on vaenlasi või see kindlus on lihtsalt minu mingisugune, no ma ei tahaks öelda patoloogiline, aga veidi kummaline kaitsetahe, et vot mina ei lase siia kedagi sisse, aga uudishimulike hulk aina suureneb ja ühel hetkel jõutakse kriitilise massini ja lähebki löömaks. Umbes nii see võiks ju välja näha. Ma olen vaadanud kõikvõimalikke olen näinud internetis, lähedalt olen ma neid uurinud üsna vähe, kõikvõimalikke kindluste pilte. Isegi meie Saaremaa loss, see on ju ka tähtkindlus, nii nagu neid on kükitatud pool maakera täis. Muide, ühes
see on vist venekeelne kataloog, seal Saaremaa tähtkindlust sees ei ole. Ja ma olen mõelnud, et aga miks neid ehitati ja räägitakse, et vaat siuksed kummalised nurgad tehti selleks, et saaks ka vaenlast, kes ronib kindluse müüri mööda üles selja tagant tulistada. Aga paljudel juhtudel mõjuvad need asjad siiski nagu mingi lööklaine või suure veelaine vastased konstruktsioonid. No milleks oli vaja ehitada nii röögatu suuri püramiide, mis ka on pigem sellised, et ega tuul neid ümber ei puhu ja võib-olla ka hiigellained ei tee neile midagi, aga need vaat ehitati. Ja me peame kõike seda uskuma, sest niimoodi on meile kirjeldatud ja see olla kirjas juba nii vanades raamatutes, et nii ammusel ajal raamatuid ei olnudki, aga kirjas juba oli. No see ajalugu on üldse tükk imelik asi, et me meenutame viikingi aegasid ka Eestis, et ega keegi ju aastaarve ei lugenud. Et see on kõik on, ma ei tea, sulebest välja arvustatud. Et tegelikkuses ju asi käis selle järgi, et ütleme, suur külm oli sul 10 talve tagasi. No, ja see oligi kõik, mis aega arvestati. Või siis, et ütleme seal tüdruk sai piisavalt vanaks, et abielluda. Aga peale seda näiteks vanust ei arvutatud inimesel, sest et keegi ei teadnud, kui palju sul aega on. Et see on täiesti mõttetu arvutada. Ja kui sa vaatad, kus kohast see aja arvamised asjad tulnud on, see on, minule tundub rohkem nagu niisugune kontrolli asi, mis on tulnud kuskilt, ütleme sealt, kui näiteks seda Kristuse aega võtta. Et see on ikkagi rohkem kontrolliks ja kui vaadata näiteks Vene ajalugugi, ega see, kust kohast need aastaarvud välja võetud on. 1700 kehtestas Peeter Esimene. Enne seda oli 5000 . Aga enne seda on asi segane, nii et need ajalugu üldse on niisugune asi, mida väga tõsiselt ei tasuks võtta. Et seal on väga palju on sellest niinimetatud arvamust ja muinasjutte ja kõike muid asju. Et mina olen väga skeptiline nende arvude õigsuse koha pealt ja üldse selle asja peale ja üldse ütleme näiteks inimestel on nüüd isikukoodid on ju kõigil, et vangidel on samamoodi isikukoodid. Miks seda vaja on? On vaja seda, et sind kontrolli all hoida. Kuigi sa oled vabakäiguvang, on sul ikkagi number ilma selle numbrita, kui sa seda ei tea, sa sisse ei saa, ütleme autojuhiluge ei saa, üle piiri ei saa, kui sa seda numbrit ei ole. Nii et see kõik see minule võtab kui tunned, kui niisugusele suurele vanglale, mis iga päevaga aina suuremaks ja suuremaks läheb. Läheb jah, suuremaks ja suuremaks, samas tegelikult vangide hulk suureneb, sest Indias ja Hiinas võib olla elanikke nii palju kui tahes, aga 80–90% on täiesti taltsad ja ei tee naljalt midagi. Kuulavad kenasti sõna. Milleks seda vaja on? Kas inimkonnal oli kunagi eesmärk ja siis tuleme tagasi jälle herr Trumpi juurde, et kas Trump 100 päevaks, aga kas tema suudab teha algust inimkonna eksistentsile mingi mõtte andmisega? Milleks me siin oleme? Jumal tegi küll kuuldavasti oma näo järgi, aga kas nüüd tõesti selleks? Jah, vaata, seda on raske ütelda nüüd, et kui vaadata Donald Trumpi ja inimesi, kes ta ümber on, siis teinekord võtab natukene mõtlema. Aga kas tema suudab seda murda? Võib-olla natukene, võib-olla USA-s. Kas Euroopas? Ma kahtlen. Euroopa Liit on nagu Nõukogude Liit enne lõppu, kus on absurdsused täiesti üle võlli läinud. Ja kogu asja mõte on selles, et kas inimene on vaba või ta on ori. Kui vaatame näiteks USA-d,
kus iga inimene võib endal relva kodus omada, siis näiteks Eestis on üks raskemaid kohti, kus ennast kaitsta või relvi omada. Et niimoodi need aina vähemaks ja vähemaks on lihvitud sinu õigusi ja rohkem tehtud orjaks. Et mulle endale tundub, et Donald Trump või Trump, kui taas seda öelda, on selle peale väljas, et lõhkuda natuke seda, ütleme, ülemaailmset süsteemi, kus on Rothschildid ja kõik muud, ütleme ka Inglismaa kuningapere, kes on üks rikkamaid ja kes on ka Rothschildidega seotud, nagu ma aru sain, et seda süsteemi natukene lõhkuda. Kas neil õnnestub, seda ma ei tea, aga ja see eliit näeb seda, et meie oleme siis sellised mõttetud orjad, kellele pole vaja midagi eriti õpetadagi, et nad saaksid ainult oma töökoha peal hakkama. Sest et vähemalt orjale süüa, siis sina pead ise rabelema. Nii või teisiti, me elame suletud ökosüsteemis, tahad või ei taha. Kui üks süsteem, antud juhul siis meie oma ökosüsteem on suletud, oled sa selle süsteemi vang? No nii ta täpselt on, aga kui vaadata, ütleme, Eesti Vabariigi algusaegasid, siis oli sul õigusi palju rohkem, sa võisid ütelda, mida tahad, võisid ajalehest lugeda, praktiliselt ikkagi erinevaid jutte, erinevaid arvamusi. Siis see on ära kadunud Eestis. USA-s on õnneks asi paremaks läinud nüüd viimasel ajal. Ja tahangi inimestele näiteks südamele panna, et mul siin tuttavad helistavad, ütlevad, kuule, et ma CNN-ist nägin seda või teist või kolmandat. Et ärge seda vaadake. CNN-i vaadatavus Ameerikas on vähem kui 600 000 inimest. Seda on siis palju vähem kui näiteks Infowarsil, mis on ainult internetis kätte saada. Nii et see on täiesti marginaalne telekanal, mis ajab täielikku pläma. On palju teisi kanaleid, et vaadake internetist näiteks NTD Newsi, One America Newsi, Newsmaxi, et sealt saate natuke parema pildi, et mis siin toimub. Aga Eestis kahjuks ei ole vist ühtegi niisugust suuremat, ütleme, telekanalit, kust mingisugustki nagu objektiivset infot tuleks. Kui võtta kas või konservatiivide uued uudised, siis seal on ju viimasel läinud ainult ju siis pealike kiitmiseks, et kõiksugu, ütleme, mõistlikud artiklid on ära kadunud. Kahju muidugi sellest. Ei ole midagi parata. Valimised lähenevad ja pealikud tahavad näidata, kes on ühe või teise liikumise pealik. Rohkem minu pilte, rohkem minu tsitaate, aga sellest tõepoolest ei ole suuremat kasu, sest kellel vähegi mälu on, see tunneb ära ju eelmiste valimiste tsitaadid ja pildid. Muidugi nägu on natuke vanemaks jäänud, aga võtted on samad. Ja kui neid võtteid kõiki üldistada, siis me näeme, et elu nagu polekski edasi läinud. Sa vaata, kui vägevalt tema kõnepuldist ütles. Ja siis, mis sellest muutus, et ta lubas pärdikutele iga puu otsa bussipeatuse? Saab võimule, ta ju ei tee seda. See on manipuleerimine ja inimesed kahjuks iga valimised jällegi langevad selle lõksu. Jälle mõeldakse uued asjad välja. Kuigi vana asi pakendatakse uude kuube ja pannakse jällegi välja ja inimesed lähevad ja hääletavad. See on natukene kurb. Kui ühed ja samad parteid lubavad kogu aeg ühte samasid asju, et nüüd me hakkame tööle, nüüd läheb paremaks kõik, nüüd me langetame makse. Nüüd läheb teine või kolmas ja siis, kui valimised läbi on, siis on jällegi müts on sügavalt pähe tõmmatud inimestele
ja kedagi enam ei huvita, mis see tavaline inimene mõtleb. Et no nende valimistega on ka täpselt selline asi, et ma kordan veel kord, et meil on vaja sõltumatuid vaatlejaid. Praegult OSCE raport on siis, mis pidi aprillis avalduma, on kuidagi ära kadunud ja öeldakse, et seal taga on diplomaatilised probleemid. Ma ei kujuta ette, mis need diplomaatilised probleemid võivad olla, mille pärast siis OSCE raport ei või siis avaldada. Ma ei ole seda ise näinud, aga ma lasen siin uurida. Äkki me saame USA kaudu selle raporti kätte. Ja noh, sellepärast ka siis meie MTÜ Konservatiivne Eesti siis saatis palvekirja siin Donald Trumpi meeskonnale, et saata siis Eestisse siis vaatlejaid kohalike omavalitsuste valimisteks. Et noh, jällegi minu jaoks on absurdne see, mis Eestis tehti. Võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga et kohalikud siis hallipassimehed ja need, kes elamislubadega on, aga on siis vene keelt rääkivad, jäävad valimistest eemale seekord. Aga kõik teised murjamid, kes on siia sisse roninud, nemad saavad ilusti edasi valida. Kas mulle meeldib või ei meeldi, see asi on õigusliku alusega. Sa ei tohi ühele grupile teha siis piiranguid. Kui sa teed, sa pead kõigile tegema. Väga lihtne oleks olnud see, kui öeldakse, et ainult Eesti kodanikud saavad valida kohalike omavalitsuste valimistel ja asi oleks olnud täiesti õige ja ülemaailmselt oleks õige olnud. Aga kui sa lülitad välja ühe elanike grupi ja teise jätad sisse, siis asjal on juba, ütleme, õiguslikult on väga suur probleem sees. Ja nii et ma ei tea, mille pärast Eestil on vaja siis sellega praegusel hetkel, see on silmnähtavalt on see tehtud selleks, et teha nagu rohkem probleeme, et tekitada juurde probleeme. Ja nagu ma siin lugesin, et 120 Eesti tegev sõjaväelast lähevad nüüd Ukrainasse, Ukraina vabadust päästma. Ja nad lähevad vabatahtlikena. Nad liituvad vabatahtlikega. Anna kuda tahad, sellepärast, et kohe algusest peale ju 2000, mis ta nüüd oli, 4 aastat tagasi põhimõtteliselt oli kontingendi suurus 10 000 vabatahtlikku, kusjuures kõik selle palga maksab USA või maksis vähemalt, mitte ukrainlased. Kõikide nende inimeste palgad maksti USA poolt, sellepärast, et USA ei tahtnud otseselt sinna sekkuda. See on täpselt sama nagu CIA teeb. CIA ju, kes on nende jaoks tööl, on tegelikult tööl FIE-dena. Sellepärast, et mitte määrida oma käsi, kui midagi halvaks läheb. Ja samamoodi on siis tegelikult see sõjaväekontingent seal, kes on olnud nii nimetatud vabatahtlikud. Nad on tegelikult täis sõjaväelased, keda siis USA on siiamaani maksnud. Jah. Võiks ju mõelda, et kuidas on võimalik, et meie tegevväelased lähevad vabatahtlikena. See on ju, aga kui kindral ütleb, ei lähe ta kuhugi. Ei, meie läheme. Ja kõik, juba siin natukene kraabib, aga neid asju, mis kraabivad, neid on piisavalt palju. Milleks seda vaja on? Kui me võtame... ei saa üle ega ümber jälle kapral Aadu võitluse raamatu. Seal ta ütleb ju selgesti Esimese maailmasõja kohta, et meie kodumaa paremad pojad läksid rindele ja hukkusid ja nahahoidjad ajasid kodumaal tulusat äri. Jah, ma usun seda, et Euroopa Liit tahab hirmsal moodil ikka kuidagi seda sõda üleval hoida. Sama on see vaja ka Eesti valitsusele, sest et kui see sõda ära lõpeks, siis ju inimesed näeksid, et see kõik on ju jama olnud ja kus need rahad kõik läinud on. Need miljardid, mis on üle kantud kuhugile. Kurat selle rahaga tublid poisid on surma saanud. Need, kes midagigi elust ja tegevusest jagasid, need on aetud surma. Neid ei ole enam. Ja siis, et olukorda päästa, naistele ajateenistus.
tõsi, rasedaid vist rindele ei aeta, aga üldiselt jah. No jah, eks see ongi sellepärast, et me oleme sõjas, nagu on siin pikalt aega räägitud ja nad üritavad võimalikult midagi teha, et ikkagi äkki saaks ikkagi kuidagi sõda. Ja kui me vaatame siin näiteks, ma viskan kivi kapsaaeda selle Erkile, kuidas nemad seda sõda siis promovad ja õhutavad. Ma ei tea, miks te seda teete, kus niisugused ideed tulevad, sest sõda on kohe läbi saamas, kohe on rahulepingule allakirjutamised. Ja mille pärast seda promoda, minule jääb täiesti arusaamatuks ja nende reiting on nii palju alla läinud, et praegu peaksid tõsiselt mõtlema, et peaks olema seal uus terane juht, kes selle asja käima paneks, muidu see Erk kaob ära ja sellest ei ole üldse mitte midagi. No EKRE jääb, sest et seal on üksed tulised fännid, kes ükstaskõik mida Martin ütleb, siis plaksutavad kaasa ja kellel puudub enda siis loogiline mõtlemus või nad tahavadki kuskil lihtsalt ainult kuuluda. Eks see kuulumise asi ole jällegi niisugune asi, et vähe on selliseid üksikuid hunte, kes suudavad ise mõtelda ja kellel ei ole vaja mingisugust gruppi, kuhu kuuluda, et selle järgi end identifitseerida. Aga suurem osa inimesi tahavad kuskile kuuluda ja just niisuguste võitjate poole peale kuuluda. Ja sellistega kahjuks ei ole mitte midagi teha ja neid on meil palju. See on veidi valus teema, kui hakatakse reklaamima, et liitu võitjatega. Müü oma sõbrad maha, liitu meiega. Tahad või ei taha, aga see, kes on korra reetnud, see jääbki reeturiks. Kas või ainult selle esimese korra pärast ja kui sa pärast temaga vestlemist hakkad eemalduma, siis mine ikka tükk maad selg ees ja hoia tal silma peal, sest mine isa hane tea, nagu klassikud kenasti ütlesid. Aga tuleme nüüd korraks selle MTÜ Konservatiivne Eesti juurde. Selle ümber käib ka ju üks igavene pundardamine. Ei saa mina aru, kes kelle on kohtusse kaevanud. Seda ma saan aru, kes on kelle kohtusse kaevanud, aga tänu kellele ta seda teha on saanud. Vaat see on läinud küll segaseks. See on puhtalt, me oleme ainult vastu võtnud eraisikute siis annetusi ja kogu see asi on tehtud ju eraisikute annetuste pealt. Ja number 1 asi ongi meil ju e-valimised ja e-valimiste siis lõpetamine ühte, teist või kolmandat pidi. Nii et Daniel Mereäär oli selline julge mees, kes oli nõus meiega kampa tulema, et anda siis Eesti riik kohtusse. See oli siis nende Riigikogu valimiste pärast, see 2023. Ja seal oli selge pettusega. Meie otseselt ise ei saanud kedagi kohtusse anda, siis oli vaja meil sellist inimest, kes oli siis EKRE nimekirjas ja jäi välja e-pettuse pärast, sest et paberi häältega ta oleks sisse saanud. Seal oli muidugi erinevaid probleeme, aga põhimõtteliselt e-hääled ei olnud sertifitseeritud selles mõttes, et nad ei olnud õieti auditeeritud, nagu nad ise ütlevad. Ja seal on veel EHG koodid, mis näitavad, kus kohast need hääled tulnud on. Sinna pandi olematu kood. Ja see asi läheb edasi ja see asi on meil sisse antud Euroopa Liidu kohtusse. Ja me oleme maksnud siis kõik kulud selle koha pealt ja ka oleme aidanud siis Märten Põdra kohtuasja Euroopa Liidu kohtus, kes on natukese teise nurga alt. Ja põhiliselt niimoodi me oleme teinud ja samamoodi me oleme ka Nõmme raadiot toedanud, et Nõmme raadio edasi tegeleks, et see ei vajuks ära, et see on üks väheseid saateid, kus räägitakse täiesti vabalt, täiesti tsensuurivabalt.
et no kui võtame neid ülejäänud igasuguseid saateid, siis alati on mingisugune agenda või propaganda, aga Nõmme raadio on jäänud iseseisvaks, vähemalt meie silmis, ja me näeme seda, et on vaja toetada ja siit ka üleskutse kõigile inimestele, kes seda saadet vaatavad. Kindlasti aidake Nõmme raadiot. Nõmme raadio on, ütleme professionaalsuselt ikkagi palju üle teistest, mis on nüüd YouTube'is saadaval. Aga see püha võitlus peab edasi minema ja ainult siis ütleme annetuste nimel on see võimalik. Kui me hakkame sponsoreid otsima, kui näiteks Nõmme raadio hakkab sponsoreid otsima, siis tuleks kohe seda, aga mis ma selle eest saan? Aga ma ei taha, et sa räägiksid sellel teemal või mulle see mees ei meeldi. Näiteks mulle on öeldud, et mulle ei meeldi, miks Gräzin seal on. Ma ütlen, aga see ongi sõnavabadus. See ongi see, millest me räägime, et igal inimesel oma arvamus on õigus seda avaldada. Ükskõik mis poole pealt ta seda teeb. Et igatepidi üritatakse alati oma nägemust ja propagandat sisse lükata ja Nõmme raadio saab ainult niimoodi sõltumatuna jätkata, kui te annetate, et kuskilt mujalt seda raha lihtsalt ei tule. Ja selle koha pealt on sul õigus ja loomulikult ma tänan südamest kõiki neid ja sind ka, Mait, ja seda MTÜ-d Konservatiivne Eesti, kes on oma õlad alla pannud ja tänu kellele siin meie tegevus jätkub, sest tahad või ei taha, need kirjakesed, kus me oleme sunnitud tõstma selle hinda, sunnitud tõstma teise hinda, jah, kõik on sunnitud, aga kes oli see esimene, kes sundis, kes lõi tingimused, et sellised sunnid tekiksid? No siin taas kordaksin üle, et juba aastakümnete eest oli mul siukene unistus, et kui saaks sotsiaalset raadiot teha, kus ei ole sponsori reklaame, et sa räägid mingi asja kasuks ja siis tuleb reklaam, mis sellele samale vee peale tõmbab ja ta peab tulema sel hetkel, sest selle hetke eest on makstud. Ja mis on muide reklaam? Reklaam on kõige tavalisem osaluse ostmine mõnes heas ürituses. Jumal tänatud, teatrites ei ole veel niimoodi, et korraga jääb etendus seisma ja keegi läheb plakatiga üle lava, et kõik näeksid, millega sa peaksid oma varbaseent ravima või midagi taolist. Aga elu on läinud natukene pahempidi. Meil on vaja tekitada ühiskond, mitte konkureerivate targutajate kampa üleval ja elus hoida. Neid, kes räägivad, et ma tahan näha, mis te siis ära teete. Neid ei ole eriti vaja, sest palju on vaja publikut ühele atsile, kes kaevab auku või pikemat kraavi. Et nad ütleksid, ei, ta ei jõua oma eluajaga, ta seda ära ei tee ja siis lähevad ja võib-olla kratsivad vahelduseks koguni kukalt. Sealt alt ju head mõtted tulid. Aga Mait, millega me võiksime tänase saate kokku võtta? Me läksime jälle väga laiade teemade peale, nii nagu see Nõmme raadios kipub olema, sest iga asi tekitab mõtteid ja mõtted tikuvad vägisi teinekord ka suhu, sest asjadel on mitte ainult põhjendused, vaid ka põhjused. Ja, mina võtaksin kokku sellega, et veel korra mainiksin üle, et just täpselt nii, nagu sa ütlesid, sotsiaalmeedia, sotsiaalne raadio, sotsiaalne meedia, et inimesed saage aru, see ei ole raha kerjamine. Neid saateid tehakse teie jaoks, kui teile need meeldivad. Ei ole raske saata 5 euri näiteks abiks. See meile, ütleme, Nõmme raadiole
ka MTÜ Konservatiivne Eestile on see suureks abiks ja peate tõsiselt mõtlema, kui te ei saa toetada, ega siis pikalt ei saa ka tegutseda, sest et loomulikult riik ega ka omavalitsused ei soovi kuidagi pidi aidata selliseid ettevõtmisi, et nagu ma siin nägin uudistes, võib-olla ma sain valesti aru, aga siis Nõmme raadio endise sagedusi võttis siis üle üks räpiraadio, kes siis põhimõtteliselt elab riigi toetuste pealt. Nemad saavad endale seda lubada, kui riik seda kinni toob ja eks Eestil olegi vaja sellele murjemitele oma räpiraadiot. Et sellise elu on ja ainult niimoodi saame seda püha sõda jätkata, kui te toetate meid ja saame vastu nendele, keda riik siis doteerib ja üritab oma propagandat meile pähe määrida. Jah, siin üks väikene paradoks oli, jah, Nõmme raadio ja mitte üks jeeki me ei taha tulla minu asemele. Lihtsalt ei taha tulla. Küsivad muidugi, kuidas on, ma võiksin, mul on mitu head ideed, aga ma tahan ikka saada üle keskmise palga ja mis auto ma saan, et tööl käia ja ongi perses. Ja oleme realistid, egas ma ka igavesti ela. Aga aitäh, Mait Kalamus. Kuni kärru pole kummuli, läheb meie püha sõda edasi. Ja tänud kutsumast. Saade on salvestatud 2025. aastal.